Tere! Täna räägime natuke sellest, et miks valitsustele ei meeldi, kui inimesed räägivad omavahel või kasutavad sotsiaalmeediat. Kui poliitikud räägivad sotsiaalmeedia probleemidest, siis tavaliselt kuuleme ühte sama nimekirja. Valeinfo, desinformatsioon, välisriikide mõjutegevus, vihakõne, äärmuslus, vandenõuteooriad ja aususe mõttes kõik need probleemid on päriselt olemas. Sotsiaalmeedia suudab valeinformatsiooni levitada sellise kiirusega, millest vana ajakirjandus võis ainult unistada. Üks inimene paneb üles vale foto, teine lisab sellele oma teooria, kolmas teeb sellest video ja paari tunni pärast võib miljon inimest arutada sündmust, mida tegelikult kunagi ei toimunud. Aga mulle tundub, et siin on veel üks aspekt, millest poliitikud palju vähem rääkida tahavad. Sotsiaalmeedia probleem võimu jaoks ei ole ainult see, et inimesed saavad valetada, probleem on ka selles, et inimesed saavad omavahel rääkida. Ilma valitsuseta, ilma BBC, CNN-i või mõne muu kohaliku, ametliku, heaks kiidetud telekanalita. Ilma ajalehetoimetuseta. Ja mis veel olulisem, mitte ainult ühes riigis, vaid riikide vahel. Rumeenlane saab rääkida britiga, britt saab rääkida ameeriklasega, ameeriklane saab vaadata, mida iisraellased ise oma valitsusest kirjutavad. Eestlane saab jälgida kõiki neid vestlusi korraga. See tähendab, et riikliku infokeskkonda ei ole enam võimalik lihtsalt piiriga ära lõigata. Ja just see muudab tänapäeva poliitika palju ebamugavamaks. Vana süsteem oli palju lihtsam. Veel mõnikümmend aastat tagasi oli poliitilise kommunikatsiooni mudel suhteliselt lihtne. Valitsus ütles midagi, pressiteenistus koostas ametliku avalduse, suured ajalehed ja telekanalid said selle kätte. Ajakirjanikud küsisid mõne küsimuse, seejärel jõudis info avalikkuseni. See oli vertikaalne süsteem. Üleval oli institutsioonid, all oli publik. Loomulikult võis ajakirjanik valitsusele väga ebameeldivaid ja mugavaid küsimusi esitada, võis toimuda nii-öelda uuriv ajakirjandus, võis olla ka opositsiooniline ajaleht. Aga informatsiooni leviku väravad olid siiski suhteliselt kitsad. Tavaline inimene ei saanud ühe nupuvajutusega rääkida miljoni inimesed. Veel vähem sai ta reaalajas võrrelda oma riigi ametliku versiooni sellega, mida inimesed 5 teises riigis sama sündmuse kohta nägid. Sotsiaalmeedia muutis selle struktuuri horisontaalseks. Valitsus võib endiselt rääkida, meedia võib endiselt rääkida, aga samal ajal räägivad inimesed üksteisega ja nad võrdlevad märkmeid. See on väga oluline muutus. Üks näide, võtame selle sama Netanyahu ja uus Proof of Life poliitika, et 26. aasta märtsis Iisraeli ja Iraani sõja ajal hakkasid internetis levima kuulujutud, et Netanyahu võib olla surnud või raskelt vigastatud, sellepärast et ta kadus nii-öelda publiku eest ära paariks nädalaks. Üks kõige nii-öelda populaarsemaid tõendeid, et ta on elus, oli kaader tema pressikonverentsil, kus tema käel näis olevat 6 sõrme. Inimesed jõudsid kiirele järeldusele, et 6 sõrme tähendab, et on see tehisintellekt. Tehisintellekti video tähendab, et päris Netanyahut pole võimalik kaamerate tuua. Ja sealt edasi jõudis internet juba täiesti iseseisvalt järgmise järelduseni, et Netanyahu on ilmselt surnud. Probleem oli selles, et esimene lüli selles järelduste ahelas oli vale. Kõrge kvaliteediga videost oli näha, et tal oli täiesti tavapärased 5 sõrme. See niinimetatud 6 sõrm oli põhimõtteliselt visuaalne eksitus. Netanyahu reageeris sellele viisil, mis oli iseenesest väga nii-öelda uue aja nähtus. Ta läks kohvikusse, tegi video, jõi kohvi ja näitas demonstratiivselt kaamerasse oma käsi, 5 sõrme. Võiks arvata, et sellega on asi lahendatud. Ei olnud. Internet hakkas nüüd analüüsima kohvi. Kas vedelik liigub õigesti, kas tass käitub füüsikaseaduste järgi, kas Netanyahu käsi liigub loomulikult, kas taust on õige. Ja loomulikult küsiti tehisintellekti käest, kas video on tehtud tehisintellektiga. Ja juhtus nii, et Grok väitis ühel hetkel, et tegemist oli ilmselt deepfake'iga. Ka see osutus kehvaks järelduseks, kohvik ise avaldas materjali Netanyahu külastusest ning erinevad kontrollid ei leidnud alust väita, et video oleks sünteetiline. Tehislik. See on peaaegu täiuslik näide meie uuest informatsioonikeskkonnast. Valitsus ei kontrolli enam isegi seda, kuidas tema Proof of Life'i tõlgendatakse. Ta võib näidata inimest, avalikus vastab, tõesta, et see on päris inimene. Ta näitab käsi, avalikult vastab, tõesta, et käed pole AI. Ta läheb päris kohvikusse, avalik
kus hakkab uurima cappuccino füüsikat, mingil hetkel muutub kogu asi absurdseks. Aga selle absurdi sees on üks väga oluline probleem. Probleem on selles, et hiljem selgus, et kõik ei räägitud. Aprillis tuli välja, et Netanyahu oli saanud varases staadiumis seal vähiravi. Ta ütles, et kasvaja avastati rutiinse kontrolli käigus ning seda raviti kiirtusraviga. Veel olulisem oli tema selgitus, miks avalikkus sellest varem ei teadnud. Netanyahu sõnul lükkas ta oma terviseraporti avaldamise 2 kuud edasi, sest Iisrael oli sõjas Iraaniga ja ta ei soovinud anda vastasele propagandamaterjali. Ja siin läheb asi huvitavaks. Et küsimusele, et kas valitsus kasutas võltsitud tehisintellekti videot, et haigust varjata. Tõendite olemasolevate hetkel olemasolevate tõendite järgi ei. Aga kas avalikkusse eest hoiti teadlikult olulist informatsiooni riigijuhi tervisliku seisundi kohta? Jah, ja need on 2 väga erinevat asja. Esimene oleks otsene petmine võltsmaterjaliga. Korraks räägin sellest võltsmaterjalist veel. Üks põhjus veel, miks inimestele tundus, et see oli II, tehisintellekt. Artificial Intelligence. Oli see, et need olid liigsed videod ja hetkel olevate AI programmide võimekused on sellised, et nendega saab teha ainult lühivideosi. Ja sellepärast me ei näegi tehisintellekti poolt tehtud pikaajalisi videosi, sest teatud mingi 30 sekundi, peale 30 sekundit muutub see video sihukeseks sürrealistlikuks. Midagi sarnast. Et hetkel olev tehnoloogia ei võimalda meil teha pikki videosi. Pool aasta pärast on võimalik võib-olla ka pikki videosi teha, praegu ei ole. Ja inimesed teavad seda. Ja sellepärast neile see kohvi video ka ei meeldinud, sest see oli liiga lühike. Oleks see mingi suurem video, kus ta läheb kohvikusse, seal joob, räägib midagi, räägib seal teiste inimestega ja siis läheb ära, siis ei oleks sellist nagu küsimust. Sest seal on hästi palju erinevaid detaile, mida tehisintellektil on raske toota. Selliselt, et see vastaks nagu reaalsele elule. Ja see on veel üks põhjus. Ehk siis hetkel meie elus me oleme sellisel kohal, kus lühivideod ja pildid ei ole enam reaalsed tõendusmaterjalid. Tõendusmaterjal hetkel 2026. aasta juuli seisuga peab olema vähemalt paariminutiline video. Ja isegi siis ma ei ole hetkel kursis, kui hea meil see deepfake on, sest üks asi on deepfake ja teine on tehisintellekti video, need on erinevad asjad. Okei. Lähme tagasi loo juurde, et see teine, et avalikkuseks hoiti tervislikku seisundit. Teine on informatsiooni teadlik ajastamine riikliku julgeoleku ja poliitilise kommunikatsiooni kaalutlustel. Valitsuse vaatenurgast võib see isegi täiesti ratsionaalne olla. Kui sa oled sõjas, ei taha sa vaenlasele öelda, et riigijuht käib vähiravil. Aga kodaniku vaatenurgast tekib teine küsimus. Kui valitsus ütleb pärast fakti, et me jätsime ühe asja teadlikult rääkimata, sest arvasime, et avalikkusele pole seda hetkel vaja teada, siis miks peaks avalikkus järgmise kriisi ajal automaatselt uskuma, et nüüd räägitakse talle kõike? Just siit kasvavadki vandenõuteooriad. Mitte alati sellepärast, et inimesed on rumalad, vahel sellepärast, et institutsioonid ise on õpetanud inimesi, et ametlik info võib olla strateegiliselt, faktiliselt mitte täielik. Ja nüüd jõuame Ameerikasse, Mitch McConnelli juurde. Et McConnell viidi 14. juunil haiglasse, ehk siis 1,5 kuud tagasi, pärast kukkumist ja teadvuse kaotamist. Hiljem teatati, et tal tekkis ka kopsupõletik ning ta viidi rehabilitatsiooni. Siis tuli pikk vaikus. Ja internet tegi seda, mida internet sellises olukorras teeb. Ühed inimesed hakkasid väitma, et McConnell on surnud, teised ütlesid, et ta on ajusurmas. Kolmandad väitsid, et tema büroo kasutab vanu fotosi. Siis avaldab McConnelli büroo foto, kus ta istus abikaasaga Elaine Chago ja hoidis käes sama päeva Washington Posti spordiosa. Internet vaatas pilti ja ütles tehisintellekt. Probleem on selles, et olemasoleva kontroll seda väidet ei kinnita. Et
digiforensika eksperdid ei leidnud generatiivse AI kasutamise tunnuseid ning samuti ei leitud tõendeid, et foto oleks 23. aastast uuesti kasutatud. Kõrvalpõige, seal oli see pilt, kus ta on haiglas. Selle probleemiga oli see, et mingid jutud olid, et alguses, see on see pilt, et alguses avaldati mingisuguse halva kvaliteediga pilt, kus siis kui zoomiti sisse, siis zoomiti sisse näiteks ajalehte või raamatusse, mis seal oli, siis oli näha, et see tekst, mis seal kirjas oli mingisugune segapudru. Pärast laeti pilt uuesti ülesse ja siis oli tekst nii-öelda loetav, arusaadav. Ei, see on jällegi küsimus. Kas oli tegu tehisintellektiga või mitte? Just selliste asjade pärast. Vana pilt tekstist ei olnud arusaadav. Uus pilt on nüüd kõik arusaadav, kõik on nii ilusam. See on see pilt. Ma tean, et kvaliteet ei ole kõige parem, aga sisuliselt selles oligi probleem. Et inimesed ei saa aru, kas tegu on tehisintellekti poolt tehtud pildiga või mitte. Ning nüüd on küsimus, kas me saame usaldada nii-öelda neid ametlikke kanaleid, kui me teame, et riik on nõus ja valmis strateegilistel eesmärkidel infot nii-öelda mitte avalikust. Pluss veel, tänu tehisintellektiga on kõike seda kergem teha. Aga hiljem siis avaldati see teine foto ja seega ka küsimus, et kas Mitch McConnell on surnud. Ei ole praeguse info põhjal nagu eriti hea küsimus. Meil ei ole tõendeid, et ta oleks surnud. Aga palju parem küsimus on see, mille tõstatas lõpuks ka Kentucky kuberner Andy Beshear. Kas Mitch McConnell on võimeline oma ametit pidama? Ja see on hoopis teine standard. Senaator ei ole lihtsalt mingisugune amet, kus midagi ei pea tegema. Lihtsalt mingisugune, ma ei tea, mööbliese, mille puhul piisab tõendist, et objekt on endiselt hoones kuskil. Tal on ülesanne. Tema ülesanne on mõelda, rääkida, hääletada, lugeda dokumente, vastata küsimustele, teha otsuseid, esindada Kentucky inimesi. Foto tõestab parimal juhul seda, et inimene oli foto tegemise ajal kuskil hetkel olemas. See ei tõesta seda, et ta saab senaatori tööd teha. Ja just sellepärast nõudis Beshear, et McConnell pöörduks ise verbaalselt Kentucky inimeste poole ja näiteks, et ta on võimeline ametit jätkama. Või astuks tagasi. See on täiesti mõistlik nõudmine. Meie uue tehisintellekti ajastul on nii-öelda niisugune suurem muutus, millega poliitilised institutsioonid pole veel minu meelest täielikult kahanenud. 2010. aastal võis foto olla väga tugev tõend, kuid tänapäeval, 26. aastal, foto on lihtsalt foto, kõik. Ta ei tõendana mitte midagi. Tehisintellekt suudab valmistada väga realistlikke inimesi, videot saab töödelda, heli saab kloonida, vana materjali saab esitada uuena. Ja kõige huvitavam on see, et vahel on päris foto nii veider, et inimesed peavad seda tehisintellekti videoks. Netanyahu juhtum näitas seda väga hästi. Ehtne video tekitas vandenõuteooria. Seejärel tekitas ehtne vastuvideo veel suurema vandenõuteooria. Mitch McConnell ehtsaks hinnatud foto tegi põhimõtteliselt sama. Jällegi küsimus, et kes seda hindas ehtsaks. Pluss veel, miks oli sellise kehva kvaliteediga üles laetud ametlik pilt. Ühesõnaga, see tähendab, et institutsiooni vana kommunikatsioonimudel enam ei tööta. Siin on foto, nüüd lõpetage küsimine. Ei, inimesed küsivad rohkem. Ja mida rohkem institutsioon ärritub, et inimesed küsivad, seda rohkem hakkavad inimesed arvama, et midagi varjatakse. Ainus realistlik lahendus on suurem läbipaistvus. Kui avaliku elu tegelase tervis on poliitiliselt oluline, pane ta otse kaamerate. Las ajakirjanik küsib midagi ootamatut, las ta räägib 10 minutit, las erinevad kaamerad salvestavad. Täiuslikku tõendit ei ole enam olemas, kuid tõendite kombinatsioon muudab manipuleerimise järjest raskemaks. Sotsiaalmeedia suurim jõud ei ole postitamine.
siin jõuamegi nagu selle video põhiteemani, et sotsiaalmeedia kõige revolutsioonilisem omadus ei ole minu arvates see, et iga inimene saab midagi interneti postitada. Palju olulisem on see, et inimesed saavad omavahel võrrelda informatsiooni. See on tohutu erinevus. Meie valitsus võib rääkida meie kodanikele ühest probleemist ühel viisil. Aga kui näiteks me eestlastena saame 1 minutiga küsida brittidelt, kuidas sama poliitika Suurbritannias töötab, või kui me saame lugeda Hispaania kirjandust või vaadata Saksamaa videot, küsida ameeriklastel, mis juhtus nende linnades, siis see kõik toimub väljaspool riikliku kommunikatsiooni ahelat. Pluss veel, nüüd tehnoloogia vaikselt areneb kogu aeg jooksvalt. Nüüd on võimalik ka kuulata võõrkeelseid videosi, kas näiteks inglise keeles või siis eesti keeles veel ei ole, sest eesti keeles on nii-öelda väga väike nii-öelda kasutajakond. Aga te võite Hispaania videot kuulata inglise keeles. Võite saksa videot kuulata inglise keeles. Ja teile on informatsioon nüüd avatud. Sest kui ennem isegi oli see erinevus, et te ei saanud kuulata, sest olid võõrkeeles, te ei teadnud seda. Nüüd me saame ka võõrkeelseid videosi kuulata. Enam pole küsimus ainult selles, kas valitsus suudab kontrollida oma riigi ajalehti, ta peaks kontrollima nüüd terve maailma vestlust. See on praktiliselt võimatu. Ja just seetõttu on sotsiaalmeedia poliitilisele establishmentile olemuslikult ebamugav. Mitte ainult sellepärast, et seal levib valeinfo, vaid sellepärast, et kontroll kaob. See on üks põhjus, miks me praegu näeme igal pool Inglismaal, Austraalias, Uus-Meremaal, Saksamaal ja Euroopas üldisemalt, et soovitakse kontrollida sotsiaalmeediat. Algul see hakkab sellest, et keelata ebaseaduslik sisu, valeinfo. Nüüd liigub see laste kaitsmise peale, mida me liigume, ma kohe ütlen, mis suunas me liigume. Edasi me liigume selles suunas, mida inglased ja sakslased teevad. See on legal but harmful. Ehk siis legaalne, aga kahjulik. Ehk siis, kui mingi teema või video tekitab ebameeldivad tundeid inimestes. See on siis nagu võimu suhte küsimus. Traditsiooniline poliitiline kommunikatsioon on vertikaalne. Valitsus räägib kodanikule, ekspert räägib kodanikule, ajakirjanik räägib kodanikule, institutsioon räägib kodanikule. Sotsiaalmeedia muudab selle kogu värgi horisontaalselt. Kodanik räägib kodanikuga ja mitte ainult sõbraga, miljonite võõratega. Üks inimene märkab fotol midagi, teine leiab vana video, kolmas tõlgib võõrkeelse intervjuu, 4. kontrollib kuupäeva, 5. elab kohviku kõrval ja ütleb, et jah, Netanyahu käis seal. 6. leiab, et kuulujutt oli vale. See on põhimõtteliselt miljonite inimeste ühine uurimisruum. Aga siin on ka teine pool. Sama süsteem võib võtta ühe varju inimese käe ja muuta selle nii-öelda 6 sõrmeks. 1 viga, 1000 jagamist, miljon vaatamist ja mõne tunni pärast on Netanyahu surnud. Seega ei tohiks teha vastupidist viga ning kuulutada, et rahva hulk internetis on automaatselt targem kui institutsioon. Ei ole. Mõnikord on ta kollektiivselt geniaalne, mõnikord kollektiivselt täiesti hull. Aga jah, valeinfo on päris, aga see ei anna riigile automaatselt õigust kontrollida tõde. Just siin tekib minu meelest see kõige olulisem poliitiline küsimus. Kui sotsiaalmeedia tõesti levitab valeinformatsiooni, siis mida me selle vastu teeme? Üks vastus on suurem läbipaistvus, kiirem ametlik kommunikatsioon, avatud andmed, paremini kontrollitav tõendusmaterjal, ajakirjanike reaalsed küsimused, avalike isikute otsene suhtlus. Teine vastus on anda institutsioonidele rohkem õigust otsustada, millist informatsiooni inimesed üldse näevad. Ja see teine variant on võimule loomulikult väga ahvatlev. Sest see lahendab korraga 2 probleemi. Võltsinfo väheneb, aga väheneb ka ebamugav informatsioon, mille üle institutsiooni kontrolli ei oma. Just sellepärast tuleb olla väga ettevaatlik, kui desinformatsiooni vastu võitlemine hakkab tähendama, et teatud poliitilised seisukohad, videod või inimesed lükatakse nii-öelda automaatselt algoritmist nähtamatuks. Sest vale kõrval võib kaduda ka tõde. Ja veel sagedamini võib kaduda küsimus, millele valitsus lihtsalt ei taha vastata. Aga jah, Netanyahu juhtum õpetab siin midagi olulist. Sotsiaalmeedia eksib. Netanyahu ei olnud surnud. 6 sõrme lugu oli vale.
kohviku video ei olnud olemasolu info põhjal deepfake, aga samal ajal ei teadnud avalikkus kogu lugu tema tervisest. Hiljem selgus, et tal oli olnud vähiravi ning terviseraporti avaldamist oli teadlikult edasi lükatud. Seega ei olnud õige kumbki arvus, internet räägib tõtt ja valitsus valetab. Vale. Valitsus räägib tõtt ja internetis on ainult informatsioon, on samuti vale. Päris maailm on ebamugav. Internetis leiuvad valed järeldused, valitsus jätti osa tõest ajutiselt enda teada ja kodanik peab nende kahe vahel kuidagi navigeerima. Ja ongi tänapäeva ja demokraatia uus informatsiooni probleem. Selle Mitch McConnelli teema juures on üks asi veel. Probleemiks, miks on vaja teada, kas ta on teovõimeline, on see, et juhul kui ta ei ole teovõimeline, ta peab tagasi astuma ning nad teavad, ameeriklased peavad tegema enneajalise valimised. Sest minu meelest uued valimised antud ametile on mingid oktoobris või midagi sarnast. Ehk siis nad ilmselt hoiavad infot kinni, ei avalikusta seda, kuni uute valimiste aeg saabub. Usaldus ei sünni tsensuurist. Kõige halvem reaktsioon sellisele olukorrale oleks minu arvates öelda, et rahvas küsib liiga palju küsimusi, järelikult tuleb küsimuste levikut piirata. Sest usaldust ei saa seadusega tagasi sünnida. Kui inimesed kahtlustavad, et poliitiku büroo varjab midagi, ei muutu nad usaldavamaks, sellepärast et nende postitus eemaldab. Nad muutuvad veel kahtlustavamaks. Kui ametlik foto näeb inimeste jaoks kummaline välja, ei aita vastused, eksperdid ütlesid ja kõik on korras. Näita rohkem, selgita rohkem, lase inimestel rääkida. Kui kuulujutt on vale, siis parim vastumärk on tavaliselt tugevam tõendusmaterjal, mitte nõrgem avalik arutelu. See on muidugi valitsusele ebamugavam. Aga demokraatia ongi ebamugav süsteem. Kodanikud tohivad küsida rumalaid küsimusi. Nad tohivad kahtlustada, nad tohivad eksida. Ja teised kodanikud tohivad neile öelda, et nad eksivad. Aga jah, siin nüüd tuua väga ettevaatlikult ajaloolist paralleeli. Autoritaarsetele süsteemidele on alati olnud oluline kontrollida mitte ainult seda, mida riik ütleb, vaid ka seda, kuidas kodanikud üksteisega informatsiooni vahetavad. Sellepärast kardeti välismaiseid raadiojaamu nõukaajal, sellepärast kontrolliti trükimasinaid, sellepärast oli oluline, millised välismaa ajalehti inimesed lugeda said. Tänapäeva demokraatlik Euroopa või Ameerika ei ole Nõukogude Liit, aga mehhanism on tuttav. Riigile on palju lihtsam juhtida avalikku arvamust, kui inimesed saavad informatsiooni peamiselt vertikaalselt ehk ülevalt alla. Palju raskem on seda teha siis, kui miljonid inimesed räägivad horisontaalselt üksteisega üle riigi piiride. Kõige olulisem küsimus polegi see, et keda uskuda. Mitch McConnelli puhul ei pea inimene valima kahe nii-öelda religiooni vahel. Ühel pool ametlik büroo, teisel pool erinevad youtuberid, kollane ajakirjandus, kes ütleb, et Mitch on surnud. Sa ei pea nii-öelda kummardama kumbagi poolt. Sa võid öelda täiesti raelikult, et ma ei tea, ma näen fotot, mingisugused nii-öelda väljaanded ütlevad, see ei ole AI, Rock ütleb, et see on AI. Seega on raske öelda, kas foto on võlts või ei ole võlts, sest tehisintellekt võib eksida. Need, kes ütlevad, et see ei ole AI, võivad lihtsalt valetada. Aga see foto ei vasta küsimusele, isegi kui see ei ole võlts konkreetselt Mitchi kohta. Et kui McConnell on võimeline, foto ei vasta küsimusele, et kas McConnell on võimeline senaatori tööd tegema. Seega tahaksime paremat tõendit. See ongi kriitiline mõtlemine. Mitte automaatselt riigi uskumine, aga ka mitte automaatselt selle uskumine inimesteks, kes nii-öelda, kuidas öelda, üritab kõige
kuumemat teemat, kõige populaarsemat clickbaiti teha. Tuleb mõelda ise. Ja võib-olla just see võim, seda võim nii-öelda kõige vähem tahab. Kes kriitiliselt mõtlevad, kodaniku on raske juhtida. Ta ei ütle automaatselt, valitsus ütles nii, järelikult on tõsi, aga ta ei ütle ka, et valitsus ütles, järelikult on vale. Ta küsib, mis on tõend, kes seda väidab, mis motiiv tal on, kas teistes riikides räägitakse sama, kas ma saan originaalvideot näha, kas on sõltumatud allikaid, kas ametlik versioon muutus ja tänapäeval saab ta neid küsimusi esitada. Mitte ainult endale, vaid ta saab neid esitada tervele maailmale. See on minu arvates sotsiaalmeedia kõige suurem poliitiline muutus. Mitte Twitter, mitte TikTok, mitte Facebook, vaid see, et riik ei ole enam oma kodanike informatsioonilise maailma loomulik keskkond. Inimesed saavad üksteisega rääkida. Nad saavad võrrelda kogemusi, nad saavad tabada nii-öelda valitsuse vastuolusi. Jah, nad saavad ka kollektiivselt uskuda täielikku jama, aga lahendus sellele ei saa olla vana süsteemi taastamine. Kui mõni institutsioon otsustab meie eest, millist reaalsust me tohime näha, sest Netanyahu ja McConnelli juhtumid näitavad korraga kahte asja. Internet võib eksida ja ametlik kommunikatsioon võib olla ka pudulik. Seetõttu pole demokraatlik lahendus vähem informatsiooni, see on rohkem kontrollitavat informatsiooni. Rohkem läbipaistvust, rohkem võimalusi omavahel rääkida. Ja suurem nõudmine, et inimene, kes tahab meie nimel võimu kasutada, oleks valmis kaamera ette tulema ja vastama küsimustele. Sest 26. aastal ei piisa enam sellest, et pressiteenistus saadab välja foto ja ütleb, kõik on korras. Nüüd vastab terve internet. Väga hea. Nüüd näidake, kutsuge ta intervjuule. Eks siis ma usun. Näiteks ka korra kõrvalpõige Venemaal on desinformatsiooni taktika väga huvitav. Nende üks põhiline punkt on see, et nad kujutavad üle nii-öelda interneti igasuguste poolvõltsalad asjadega. Kohe mõtlen, mitte päris mõelda. Nad lasevad info välja internetti, sotsiaalmeediasse, lasevad välja esiteks täiesti valesi asju, teiseks poolvalesi asju, ehk siis pooltõde. Ja kolmandaks nad võimendavad näiteks seisukohti, mis on Venemaale soodsad, positiivsed, aga Euroopa Liidule või mingisugusele riigile negatiivne. Lihtsalt seal mingisugune, ma ei teagi, mingi näide. Võeti mingisugune seadus vastu, kus vene keel soovitakse nagu riigikeele tasemelt ära võtta. Mingis riigis. Iseenesest tavaline uudis, mitte midagi ei ole, igal riigil on õigus oma ametliku keelele, aga Venemaa saab seda kasutada näiteks sellena, et ta ütleb, et näed, hävitatakse vene kultuuri, vene rahvast ja nii edasi, nii edasi. Aga jah, jätke meelde lapsed. Te väärite seda valitsust, mis teil on.